Maailmameistrivõistlused on käes. Kui sa mõtled maailmameistrivõistlustele, siis mõtled fännidele, lippudele, rivaalitsemisele ja hiilgusele. Aga on midagi, mis on kõigile nähtaval, kuid millest keegi ei räägi. Vaata, ühel 2022. aasta detsembri õhtul vaatas umbes 1,5 miljardit inimest täpselt sama asja täpselt samal hetkel. Maailmameistrivõistluste finaal Argentiina ja Prantsusmaa vahel. Selle 1 kuu jalgpalli korraldamiseks kulutas korraldajariik Katar ühe suurima rahasumma, mida ükski riik on kunagi millegi peale kulutanud. Ja kõik asjaosalised teadsid juba alguses, et nad ei saa seda raha kunagi tagasi. Me teame, et nad on uskumatult rikkad, aga miks nad seda tegid? Ja miks tegi seda Venemaa vahetult enne Katari? Ja miks tegi seda Brasiilia enne neid? Tegelikult võitlevad riigid iga hinna eest ja mõnel juhul lausa petavad, et saada õigus kaotada miljardeid dollareid. Ma tean, et tavaliselt öeldakse, et see raha teenitakse tagasi majandustegevuse kaudu. Ehk inimesed tulevad sinu riiki, kulutavad palju raha, õpivad sinu riigi kohta ja võib-olla isegi jäävad sinna. Aga tegelikkuses, kui vaadata numbreid pärast maailmameistrivõistluste lõppu, ei tõesta need kunagi seda väidet. Viimase aja ajaloos pole ükski riik tegelikult oma raha tagasi teeninud, isegi kui arvestada suurenenud majandustegevust. Aga näed, maailmameistrivõistluste korraldamise eesmärk ei ole kasum. See, mida need riigid tegelikult tahavad, on üks asi, mida raha tegelikult ei suuda luua. See on põhimõtteliselt kogu planeedi tähelepanu terve kuu jooksul. Ja maailmas on ainult üks organisatsioon, kellele see tähelepanu kuulub. See organisatsioon on Šveitsis registreeritud mittetulundusühing nimega FIFA. Selline kontroll annab sulle palju võimu. Ja selle video lõpuks saad sa aru, miks FIFA käitub pigem nagu suurriik kui spordiliiga. Nad on nii võimsad, et suudavad panna presidente oma seadusi ümber kirjutama. Nad võivad visata terve riigi maailma lemmikmängust välja. Ja nad võivad teha põhimõtteliselt mida iganes nad tahavad. Lubage mul selgitada, kuidas umbes 200 riigi jalgpalliliit vaikselt muutus võimsamaks kui enamik maailma valitsusi. Sest see ei juhtunud juhuslikult. Keegi korraldas selle nimelt nii ja see on huvitav lugu. Alustame kõige ilmsemast küsimusest. Mida FIFA tegelikult müüb? Te võite öelda, et jalgpalli, aga kahjuks pole see päris õige vastus. FIFA toode on tähelepanu, nagu me varem rääkisime. See on rohkem tähelepanu koondatud ühte kohta kui ükskõik mis muu planeedil. Mitte miski muu ei anna sellele vastu. Vaatame lihtsalt 2022 aasta Katari numbreid. FIFA ütleb, et umbes 5 miljardit inimest oli selle turniiriga mingil moel seotud. See on rohkem kui 3 inimest 5 kogu planeedil. Maailmameistrivõistlused on meie liigile kõige lähem asi sellele, et koguneda ühe lõkke ümber. Aga näete, selline tähelepanu on palju väärtuslikum kui piletitulu. Kui kogu maailm vaatab sinu riiki, saad sina valida, mida nad näevad. Sa saad neile näidata uusi staadione, uusi teid, puhtaid tänavaid, rõõmsaid rahvahulki. Ja mis kõige parem, sa saad näidata kohta, mis on turvaline ja äriks avatud. Sama asi jälle. Katarit ei huvitanud tegelikult jalgpall. Neid huvitas see pilt, mille maailm Katarist kaasa võtab. See pole mingi uus trikk. Tegelikult on inimesed seda teinud juba väga pikka aega. Lähme tagasi aastasse 1931. Rahvusvaheline olümpiakomitee andis 1936 aasta suvemängud Berliinile. Otsus tehti enne, kui Hitler võimule tuli. Kuid ajaks, kui mängud tegelikult toimusid, oli Saksamaa natside diktatuur. Ja Hitler mõistis kiiresti, kui oluline asi tal käes oli. Tagantjärele tarkus ja ajalugu aitavad meil näha, et need polnud lihtsalt mängud. Need polnud Berliini olümpiamängud. Need olid natside olümpiamängud. Ta muutis kogu selle ürituse režiimi reklaamiks. Natside lipud olid kõikjal ja kõige peal. Mängud lavastati tõestusena tugevast, korrastatud Saksamaast. Ülimast Saksamaast. Ja mis on siiani vastik, 49 riiki saatsid ikkagi oma sportlased Saksamaale. Kohale ilmudes andsid nad maailmale märku, et režiim on normaalne. Adolf Hitler oli juba siis midagi läbi hammustanud, mida valitsused, eriti diktatuurid, on sellest ajast peale taga ajanud. Spordiüritus suudab mainet puhastada palju paremini kui ükskõik milline propagandafilm, plakat või mis iganes muu asi, mida suudad ette kujutada. Sest jalgpalli maailmameistrivõistlused tunduvad nagu pidu, kuhu kõik on kutsutud. Ja tänapäeval on sellel käigul tegelikult ka nimi olemas. Seda nimetatakse spordipesuks. Olen kindel, et olete sellest kuulnud. Sa võtad maailma tähelepanu ja suunad selle oma probleemidelt kõrvale ning särava uue režiimi poole. Nii saad põhimõtteliselt kõike varjata, mida soovid varjata.
siin jõuame tagasi selle küsimuse juurde, millega alustasime. Ja vastus hakkab loogilisena tunduma. Need riigid said maailmameistrivõistluste korraldusõiguse mainepesuks. See on selleks ehitatud parim masin ja FIFA juhib seda. Nii et nüüd tekib küsimus. Kui maailmameistrivõistluste korraldamise õigus on nii tähtis, kui see on nii palju väärt, siis mida oleks üks riik valmis selle nimel tegema? Siin peamegi vaatama, kuidas süsteem töötab, sest võiks arvata, et seda on peaaegu võimatu mõjutada. Tead ju, 5 miljardit inimest vaatab seda asja. Üle 200 liikmesriigi on kaasatud. Kindlasti on süsteem liiga suur, et olla korrumpeerunud. Sellest räägimegi. Näete, suurema osa FIFA ajaloost ei saanud need üle 200 riigi tegelikult valida maailmameistrivõistluste korraldajamaad. Selle üle otsustas väike komitee. Seda nimetati täitevkomiteeks. Ja nende häälte jaoks, mis andsid meile Venemaa 2018 ja Katar 2022, oli seal vaid 24 meest. Ja mis kõige hullem, sul oli vaja vaid 13. Sul oli vaja lihtsalt enamust, et võita. 13 mehe mõjutamine on üsna lihtne ülesanne, kui tahad inimesi mõjutada. Vaatame, mis juhtus Katari hääletuse ümber. Üks mõjukamaid hääletajaid oli Michel Platini. Ta on Prantsuse jalgpallilegend, kes suunas hulga Euroopa hääli Katari positsiooni toetuseks. Vahetult enne hääletust lõunastas Platini Prantsuse presidendi palees koos Prantsusmaa presidendi ja Katari kuningliku perekonna liikmega. Seejärel hääletas Platini ise Katari poolt ja pärast seda juhtus palju asju, mis tekitasid palju küsimusi. Näete, Katari varafond ostis Pariisi suurima jalgpalliklubi. Seejärel ostis Katari telekanal õigused Prantsuse jalgpalli ülekandmiseks ja siis sõlmis Prantsusmaa ise lepingud, et müüa Katarile miljardeid dollareid väärt hävitajaid ja reisilennukeid. Ametlikult oli see kõik lihtsalt puhas juhus. Pole kunagi tõestatud, et Platini oleks sellel hääletusel midagi valesti teinud. Aga on aru saada, miks inimesed muutusid nii kahtlustavaks. Ja tead mis? Sel ajal ei teadnud keegi midagi. Aga 5 aastat hiljem tuli kogu asi päevavalgele. See algas 27. mai 2015 hommikul. Zürichis 5-tärni hotellis nimega Baur au Lac astuvad sisse tsiviilriietes politseinikud ja hakkavad arreteerima FIFA kõrgeid ametnikke. Mõned neist viidi tegelikult välja nii, et nende nägude varjamiseks hoiti ees voodilinu. Kõige hullumeelsem osa on see, et see haarang polnud isegi Šveitsi enda idee. Käsk tuli tegelikult Ameerika Ühendriikidest, USA justiitsministeeriumist. Nad olid seda juhtumit aastaid ette valmistanud ja nüüd süüdistasid nad FIFA ametnikke enam kui $150 miljonit ulatuses altkäemaksude ja tagasimaksete vahetamises viimase 2 aastakümne jooksul. See oli tõsine süüdistus ja viis, kuidas see päevavalgele tuli, on tõesti üks selle kümnendi suuremaid tõsielulisi krimilugusid. See on tõesti pettuste maailmameistrivõistlus. Ja täna anname FIFAle punase kaardi. Võtme, mis kogu selle asja avas, andis mees nimega Chuck Blazer. Chuck Blazer oli üks mõjukamaid jalgpalliametnikke Põhja-Ameerikas ja ta elas nagu kuningas. Tal oli New Yorgis terve kortermaja iseendale ja siis veel üks eraldi ainult oma kassidele. Ja lisaks sellele voolas tema kontodele iga päev miljoneid dollareid üle kogu maailma. Selle kõige juures oli ainult üks suur probleem. Ta ei maksnud makse. Tal oli vaja advokaati nagu parem helista Saulile. Sest kui te olete seda saadet näinud, siis teate, et Ameerika Ühendriikides on suurim kuritegu maksude mittemaksmine. Just siis. 2011 aastal tuli maksuamet uksele koputama ja Blazer vaatas ülejäänud elu vanglas veetmisele näkku. Nii et ta tegi kokkuleppe. Chuck Blazerist sai FBI informaator. Nad varustasid ta pealtkuulamisseadmega. Tegelikult raportite põhjal paigutasid nad mikrofoni tema võtmehoidjasse ja saatsid ta lihtsalt tagasi jalgpallimaailma, kus ta salvestas vestlusi. Tema kolleegid nendel koosolekutel, kus arutati näiteks altkäemaksu võtmist teenete eest, näiteks hääletamist selle riigi poolt. See salajane operatsioon paljastas midagi šokeerivat. Kogu süsteem oli oma olemuselt korrumpeerunud. Ja üks asi oli tõeliselt šokeeriv. Kui odav oli tegelikult osta mõjuka inimese häält. Võtame näiteks selle olukorra. 2011 aastal kandideeris Katari ametnik FIFA juhiks ja pidas Trinidadis kohtumise Kariibi jalgpalliametnikega. Pärast oma esitlust otsis ta nende toetust valimistel. Nii et pärast oma esitlust ütles ta ametnikele sisuliselt, kuulge, minge järgmisesse tuppa tagasi. Meil on teile kingitus. Ja kui ametnikud tegelikult järgmisse tuppa läksid, nägid nad lihtsalt pruune ümbrike, milles oli raha. Üks ametnik luges raha isegi üle. See oli lihtsalt $40,000 $100 kaupa. Kui
kui järele mõelda, siis polegi see tegelikult väga suur summa. See mees püüdis saada FIFA juhiks, mis on üks maailma võimsamaid organisatsioone. Ja ta ostis hääli $40,000 eest igaühe kohta. Kahjuks selle mehe jaoks tegi üks mees, keda altkäemaksuga mõjutati, tegelikult kõigest sellest pildi ja avalikustas kogu asja maailmale. Aga olgem ausad, võimas organisatsioon, mis on korrumpeerunud, ei ole tegelikult midagi uut. Olen kindel, et seda juhtub iga päev. Aga näete, FIFA sai tegelikult nii võimsaks, et nad lõpetasid valitsustelt korralduste vastuvõtmise ja hakkasid hoopis ise neid andma. Nüüd teate, miks see nii on. Iga valitsus maa peal tahab seda ühte kuud ülemaailmset tähelepanu oma riigile ja nad tahavad seda väga. Ja tead mis? FIFA ütleb nüüd hinna, mis tähendab, et lisaks nendele ümbrikutele on FIFAl ka hulk reegleid, mida valitsus peab järgima, kui nad tahavad maailmameistrivõistlusi korraldada. Ja need reeglid on tavaliselt vastuolus kohalike seadustega. Ja arva ära, kes selle vaidluse võidab, kui tekib konflikt. Vaatame näiteks Brasiiliat. Kui Brasiilia valmistus 2014 aastal maailmameistrivõistlusi korraldama, oli neil seadus, mis põhimõtteliselt keelas õllemüügi jalgpallistaadionitel. See oli tegelikult mõistlik seadus, eriti kui sa tunned Lõuna-Ameerika jalgpallifänne. Nad on, kuidas seda viisakalt öelda, väga kirglikud. Tegelikult oli Lõuna-Aafrikas isegi sõda, mis oli seotud jalgpallimänguga. Ja tead mis? Isegi Brasiilias võeti see seadus vastu selleks, et vähendada surmavat vägivalda staadionitel. Aga üks FIFA suurimaid sponsoreid sellel maailmameistrivõistlusel oli Budweiser. Ja FIFA tahtis väga, et staadionitel müüdaks õlut. Nii et Brasiilia oli sunnitud seadust muutma. Ja lisaks sellele ütles üks FIFA kõrge ametnik põhimõtteliselt avalikult, et kui nad seadust ei muuda, tuleb midagi muud muuta. See osa läbirääkimistest ei ole läbiräägitav, kui sa tead, mida ma mõtlen. See polnud ka üksik juhtum. Sarnased asjad juhtusid Lõuna-Aafrikas 2010. aastal. FIFA soovis täielikku kontrolli staadioni ümbruse reklaamide üle ja arva ära, mis juhtus. Nad said selle. Aga siis ühel mängul ilmus kohale 36 naist oranžides kleitides. Väga ainulaadne. Ja ilmselt FIFA sõnul olid need kleidid seotud konkureeriva õllebrändiga, kes polnud sponsor. Arva ära, mis juhtus. Fännid arreteeriti, saadeti staadionilt välja ja nende passid konfiskeeriti kuni uurimise lõpuni. FIFAl oli staadionitel seesugune võim. Ja siis loomulikult on maksud, sest keegi ei armasta makse. Korraldajariigilt nõuab FIFA alati tingimusena, et FIFA ja selle sponsorid oleksid kogu turniiri vältel sisuliselt maksuvabad. Tegelikult juhtus see Saksamaal 2006. aastal, kui Saksamaa andis selle turniiri jaoks $100 miljoneid maksusoodustusi. Sama juhtus Brasiilias, kus Brasiilia andis FIFAle ja suurtele sponsoritele nagu Coca-Cola ja Adidas täielikud föderaalsed maksuvabastused nende maailmameistrivõistluste kasumilt. Tegelikult läksid Brasiilias asjad veelgi hullumeelsemaks, et kaitsta sponsoreid, kes said maksusoodustusi, mitte ametlike tänavamüüjate ja tavaliste inimeste eest, kes müüsid näiteks toitu toidukärudest või suveniire. Neil keelati staadionite läheduses töötamine, et ametlikud sponsorid saaksid sinna oma müügikohad üles seada. See põhjustas tohutu segaduse. Brasiillased märkasid, mis toimub ja kogu riigis puhkesid protestid loosungitega nagu Copa Porquem. Olen kindel, et hääldasin selle valesti, aga see tähendab põhimõtteliselt, kelle jaoks need maailmameistrivõistlused on. Kõik see on siiski väike võrreldes järgmise hoovaga, mis FIFAl on, ja nad ei karda seda kasutada. See on nagu tuumavõimalus, kus nad võivad keelata ükskõik kelle. FIFA võib panna mõne riigi lihtsalt kaduma. Mitte sõna otseses mõttes, aga nad võivad keelata terve riigi osalemise rahvusvahelisel areenil, rahvusvahelises jalgpallis. Sageli kasutatakse seda võimu õigel põhjusel. Näiteks kui Venemaa tungis 2022 aastal Ukrainasse, peatas FIFA Venemaa osalemise rahvusvahelises jalgpallis. Aga mõnikord kasutatakse seda võimu väga küsitavalt, nagu näiteks Keenia puhul. 2022 aastal süüdistas Keenia valitsus oma kohalikku jalgpalliliitu liigses korruptsioonis. Põhimõtteliselt ei suutnud Keenia jalgpalliliit täpselt selgitada, kuhu nad raha kulutasid. Ja on arusaadav, miks see on demokraatliku riigi jaoks kahtlane. Seega kaotas valitsus jalgpalliliidu ja võttis ajutiselt üle riigi jalgpallitegevuse juhtimise. FIFA jaoks oli see vastuvõetamatu, sest nad ei tahtnud mingit valitsuse sekkumist ühegi jalgpalliliidu tegevusse. Seetõttu keelustasid nad Keenia täielikult rahvusvahelisest jalgpallist. FIFA esitleb seda kui mängu kaitsmist poliitika eest. Ja ausalt öeldes on see mõnikord hea mõte. Aga mõnikord ei ole selles lihtsalt mõtet, kuni sa sügavamale ei kaeva. FIFA jaoks ei ole asi tegelikult poliitikas. Tegelikult ei ole asi milleski muus.
Mida FIFA tegelikult kaitsta tahab, on sponsorid. FIFA tahab puhast ja kasumlikku etendust, sest just selle eest maksavad sponsorid ja ringhäälingu organisatsioonid miljardeid. Ja just sellepärast tahavad nad igasuguse vastuolu sellest eemal hoida. Hoolimata põhjustest näitab see selgelt, FIFAl on uskumatu võim. Järgmine küsimus on siis see, kelle käes kogu see võim tegelikult on. Kas ühe inimese käes? Kas see on inimeste grupp? Või on see mingi salaühing? Et sellele küsimusele vastata, peame natuke ajas tagasi minema ja aru saama, kuidas FIFA jõudis sinna, kus ta täna on. Nagu näete, oli FIFA pikka aega tõesti lihtsalt üks unine föderatsioon, mis korraldas turniire. Neil ei olnud kõike seda, mis neil praegu on. Aga see muutus algas ühe ärimehega, kes nägi tulevikku enne kõiki teisi. Tema nimi oli Horst Dassler ja ta oli mehe poeg, kes asutas Adidasse. 1970-ndate lõpus ja 80-ndate alguses, kui televisioon kogu maailmas plahvatuslikult kasvas, mõistis Dassler midagi enne kõiki teisi. Ta mõistis, et FIFA käes on uskumatult väärtuslik, tõenäoliselt maailma kõige väärtuslikum turundusvara. Ja tead, mis veel? Inimesed, kes FIFAt kontrollisid, ei teadnud seda isegi. Nii lõi ta ettevõtte nimega ESL. Ja kogu selle ettevõtte äri seisnes põhimõtteliselt selles, et osteti õigused FIFalt ja müüdi need siis sponsoritele. Nad said vahendajateks, sest mõistsid, kui oluline see vara oli. Ettevõte hakkas tohutult raha teenima ja arva ära, kes selle peale kadedaks muutus. FIFA president, kes väidetavalt tahtis altkäemaksu saada, sest ta mõistis, kui palju raha see ettevõte teenis. Ja altkäemaksud hakkasid voolama. Numbrid olid jahmatavad. Aastate jooksul arvatakse, et ettevõte ESL maksis jalgpalliametnikele umbes $100 miljonit altkäemaksu, et saada õigused FIFA sponsorlepingute müümiseks. Tegelikult sai sellest ettevõtte jaoks nii tavapärane asi, et ühel korral saatsid nad kogemata $1,5 miljonit altkäemaksu FIFA kontole selle isiku konto asemel, keda nad üritasid ära osta. See on nagu mina saadaksin kogemata sõnumi kellelegi teisele, kui tahtsin selle saata hoopis teisele inimesele. Aga sõnumi asemel oli see $1,5 miljonit. Ja pea meeles, see oli 80-ndatel. Nii et kui arvestada inflatsiooni, oleks see summa tänapäeval veelgi suurem. Samas, kui see kõik toimus, oli FIFAs veel üks mees, kes jälgis seda kõike ja püüdis täpselt aru saada, kuidas FIFA sisemine võimustruktuur tegelikult toimib. See mees oli Sepp Blatter. Blatter sai kiiresti aru, et kui tahad FIFAt kontrollida, on sul vaja hääletusblokke. Sul oli vaja, et need hääled sind toetaksid. Ja ta mõistis ka, et tavaliselt hääletavad mandrid ühiselt. Nii et Aafrika, kuigi see on kontinent, kus on palju riike, kipuvad nad tavaliselt koos hääletama. Nad hääletaksid ühe inimese poolt. Sama on Aasias ja sama ka Kariibi mere piirkonnas, kuigi Kariibi mere piirkond ei ole kontinent. Nii et ta sai aru, et seni kui sa oled sõbralik nende inimestega, kes kontrollivad neid hääletusblokke, saad sa kontrollida FIFAt. Ja pole oluline, mida keegi teine arvab. Pole oluline, mida miljardid inimesed, miljardid fännid üle maailma arvavad. Pole oluline, kui ettevõtte sponsorid sind vihkavad. Seni kui sa kontrollid hääletusblokke, on kogu võim sinu käes. Ja just seda ta tegigi. Ta ümbritses end meestega, kes tõid talle hääli ja hoidis neid rahul, kui sa tead, mida ma mõtlen. Midagi seksuaalset ei olnud, see oli puhtalt äri. Laualuune äri, aga siiski äri. Ta juhtis FIFAt 17 aastat ja organisatsioon muutus tema ajal drastiliselt. Räägime inimestest, kes töötasid temaga koos. Kiiresti täideti need rollid kuninglike perekondade liikmete, kaevandusmiljardäride ja poliitiliste niiditõmbajatega. Sa ei arvaks, et need inimesed hoolivad sellest, et olla osa kõige tähtsamast jalgpalliorganisatsioonist. Ja tead mis? Nad tegelikult hoolisid sellest küll. Need inimesed mõistsid, et FIFA on maailma kõige väärtuslikum vara ja nad täitsid need positsioonid kiiresti. Ja sellest ajast peale on FIFA käitunud nagu eraimpeerium. See on läbi elanud skandaale. Isegi selle liikmeid on arreteeritud. Aga impeerium jääb ellu, sest toode, mida ta pakub, on endiselt kõige väärtuslikum toode maa peal.